tere! Ma mõtlesin, et ma pole oma kasvuhoonet sulle näidanud. Võt selline. See kurk on natuke õnnetu siin, sellepärast, et ma eile liigutasin teda. Aga ma tahaks uskuda, et ta ärkab ellu. Ma pean täna vett ainult panema. Ta on kuidagi kuivaks on see asi siin läinud olla. Ma eile kasvuhoonet ei kastnud tegelikult. Ma kastsin ainult neid piprapotsikuid, sellepärast, et need olid väga kuivad. Vot. Need 4 kurki on need, mis on minu kurgitaimedest siis ellu jäid. Need on siis kõige suuremad. Need ülejäänud siin väiksed on, mis ma seemnest panin. Sealpool on ka veel 3 tükki. Aga jah, see, ma arvan, et ta ärkab ellu. Ta on lihtsalt, ma eile alles panin, ta on sellepärast siin kuumas, ma arvan, lets. Ta on natuke rohimas veel. Aga kõrval neid juba lõikasin, aga mul on vist siin jäänud üks. No kurgid on sellised nunnud siin küljes. Kuskil oli üks päris purakas isegi juba. Näe siin. Siin on juba päris siuke ilus. Varsti saab ära võtta. Aga jah, need on juba ka päris ilusaks. Ma ei ole veel neid tugesid või neid nööre pand. Üks nöör aga paneme. Nii. Ma sai üldse tegelikult see takunöör otsa. Ma pean vaatama, kas mul seda õhemat äkki on seda takunööri, sest ma ostsin siia mingi jämedama variandi, sest see peenikene oli liiga peenike. Ja selleks ma pidin topeltvaata nööri panema. Mis on? Ma ei tule. Ja kuna ma siin nendele Hiiumaadele olen vaata 2 pead üritanud ette, siin juba tuleb neid rohkem, ma ei ole tegelenud sellega. Siis ma pean hakkama siin nendele ka vaata nööri panema. Kuigi no ma ei usu, et ta eriti väga kõrgemaks rohkem kasvab, sest see Hiiumaa eriti ei kasvu kõrgeks. Ma peaks nagu teda natukene niimoodi panema, sest ta muidu siin ühesõnaga natukene siukest timmimist. See kurk on kogu aeg selline veidi kollane olnud. Kas see on võib-olla mingi sordi vahe? Ma ei tea, aga ta on nagu ilusti kasvanud. Ühtegi õit, mitte midagi küljes muidugi ei ole. Aga iseenesest taim on muidu ilus, tugev. Ma ei vaata ka isegi, mida ma filmin, nii et need basiilikud istutasin ka alles hiljuti, no see on ka väikse pöörni saanud siin, aga ma arvan, et taastuvad. See on see sidrun basiilik. Oh my god, kui soe siin on. Alles võtsin kõrval neid sakareid ära, aga need on juba nii palju jälle siin. Siin ma olen kuidagi 2 pead veel kasvatanud. Ma nagu alles tegelesin sellega, aga ma ei tea, see on, nüüd on vaata kuidagi ilmad on hästi soojad olnud, ma ei tea, kas see kasv on nagu mingi mega kiiresti läinud või ma ei tea. Aga ma arvaks, et päris okeid on. Alles mingi aeg pügasin ka sealt alt neid lehti nagu vähemaks. Ainukesed taimed, mis ongi kahtlased. Selle ma ostsin sealt nurga sellest keskusest selle ühe taime. Mul ei olnud plaani seda muidugi siia panna, sest siin on mu kirstomatid üldse vaata siin nagu siia ritada tegelikult ei sobi. Aga no kuna see ja see olid need, mis hakkasid sinna välja surema. Need 2 olid jumala kutud. Ma tõmbasin ju välja siit ja siis istutasingi need 2 uut siia asemele. Aga see oli nagu kuidagi oli veel elus. Ma mõtlesin, et ma annan talle veel võimalust. Et äkki ta ikka nagu jääb ellu, aga no ma ei tea, nüüd no täna ta on vapsee, ma ei tea. Ma ei tea, mis seal viga on. Mul ei ole kunagi enne tomatitega mingisugust kammi olnud.
ja ühesõnaga sellesama, mis ma sinna keskmisesse toppisin, siis see oli tegelikult mul igaks juhuks ostetud, et kui see ikkagi välja läheb, siis ma panen ta siia. Ma ei tea, jah. Mõtlesin, et kas on äkki mingi sipelgate teema, nüüd mul ongi, vaata. Mingi jõhkralt sipelgaid täis. Nüüd ma vaatan, et see üks taim on ka siin mingi jumala imelik. Ka löts on ja alumised lehed on tugevad. Siit on imelikud. Ma ei tea, mis te tahavad. Ma ei tea. Ja need on kõige need tavalisemad, punased veel. Kõrval on nagu jumala mingi mässiv ilus. Seal hakkavad tomatid kasvama, jah. Praegult seal ei ole veel midagi. Seal peab ootama natukene, näe. Siin on isegi mingi väike tomat küll. Näe, siin on tomat, vaata. Aga see peab ka punaseks minema. Ma arvan, et see on punane tomat. Ma ei tea tegelikult. Aga noh, kõige parem on see, et sipelgad on pesa ja nagu see kopsik on siin ja mingi elu räigelt käib, noh. Kas on palju sipelgad? Kuule, lähme välja siit, siin on väga soe. Ühesõnaga selline. Mul ei ole eriti midagi küljes alles õitsevad. Jaa, selle võibki tegelikult siia jätta selle. Ma võtsin võrgu, et maasikatele äkki peale panna. Võtsin selle väikse auguga, et äkki see on parem. Piprad need nagu õitsevad siin. Sellel on isegi midagi siin juba näed, nupsud on küljes. Ma ei tea, kas sa näed midagi? Natuke on näha. Sellel näed, siin on sweet banana, see oli see sinu antud. Siis ma juba filmida. Nüüd nägid. Vot, sellised on lood. Siin alumised on küll mingid imelikud kollased. Ma pean jah siia vett panema, siin on natukene kõrb. Kui sa oskad mulle soovitus anda, mis mu tomatitel viga on, siis võid öelda seda. Sest mina ei tea, miks nad ära suravad. Ma oleks ainukesena arvanud, et on sipelgatest, nagu neid sipelgaid on 1 miljon. See aasta 1 miljon. Kõik kohad on neid sipelgaid täis. Juba toppisin selle kopsikuga, mul on siuke tunne, et see ei tee ka mitte midagi neile, ma ei tea. Ma ostsin seda mingit keeli ka, kuskil ma lugesin aiagrupist, et soovitati seda keeli. Ma panin seda ka kuhugi siia nendesse äärtesse. Ma ei taha nagu liiga mullale nagu lähedale panna. Ma ei tea, kas see pidi olema, et nad mingi söövad ja siis surevad ära või ma ei tea. Või näidata väljast ka. Vastu pead. Aitab. Muidu läheb liiga palju. No mine nüüd. Seda varsti selle endale peale. Siin ma vaata alles mingi aeg tagasi ju istutasin kõik need astritsi ja ees on need peiulilled. Aga no peiulill ikka... siin on need kollased nupsud, vaata. Ma ei tea, mis nimi sellel on, need, mis sa andsid. Ma panin siia. Aga noh, need... on vaja aega lihtsalt. Sa nagu nii lähed kuhugi sinna auku solberdama ja... Kas kõik? Ja, siin üks veel. Ja. Nüüd aitab. Äkki sa peaksid jalanõud omale ikkagi jalga panema? Me ei lähe kuhugi, me oleme kodus. Aga sul oleks vaja jalanõud panna, sest kui sa veega ka mängid. Me ei lähe täna kuskile, me oleme kodus. Ma juba ütlesin 5 korda. Keroni juurde lähme homme. Mitte külas. Nii vähe, kui mul neid maasikaid siit üldse tuleb, siis ma mõtlesingi, et ma pean nendele vähemalt panema võrku peale. Siin on hästi ilusad suured marjad tulevad. Tundub, et see on mingi selline sort. See on päris suured purakad.
halvasti fokusseerib. aga jah, nendele peiulilledele on veits aega vaja. Need lilled, need olid mingid tutsud sellised. Tundub, et eelmisel aastal mingi paljundasid ennast mingi megalt siia. Oma osa kaevasin välja, sest need juba jäid siin ette. Sibulud, küüslaugud. Siin oleks vaja rohida. Nagu see osa pidi olema mul neid pruudisõlge täis. 0, mis mul mingi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 taime. Ma panin vist, ma ei tea, mingid 3 ja 4 sorti sinna. Esimesed need väiksed mammud oleme ka saanud juba. Nüüd siit midagi tulevad. No ei taha ta sulle seda fokusseerida. Siin on vaja natukene rohida ja kuiv vist on ka. No ja järgmine teema on mu kõrvitsad ja need ülikollane. Lihtsalt alguses saadik ta on kollane, aga nii kui ma muidu nõisi on, kõik on isasõiad, aga väike kõrvits oli siin otsas ka minu arust juba. Aga see tundub ka, et on imelikuks läinud. Ma ei tea, ööd on mega külmad, vaat siin me naabritega olen rääkinud siin, siis ütlevadki, et ööd on nagu mega ja külmad. See oligi hästi kannatada saanud taim, ma panin selle lihtsalt suvalt siia kõrvale, aga mulle tundub, et see on üks tugevam, ma ütlesin. Ma ei tea. Siit peaks tulema päevalilled siit äärest. Mulle tundub, et siin vahel ka pole mitte midagi. Ma isegi panin peaaegu enamustesse 2 heemet, pole üles tulnud. Linnud käivad. Suvikõrvits. Mis mõtlesin, et siin on nagu nii suur vaba ala, et ma oleks võinud siia midagi panna. Aga täna nagu üldse ei fokusseeri see. Ei. Mega täis on. Nagu äkki sa midagi näed. Vot. Siin on mingi viimastest nendest taimedest mingid närakad olid mul järgi, viskasin siia ja mõtlesin. Ära ikka ei viska. Aina. Võib-olla kunagi. Mine pese seal tünnis, sa ulatad sealt tünnist ka. Need on isegi ennast taastanud. Need vihmad mingi retsisid räigelt selle. Aga nüüd on nagu kenamaks läinud. Need on ka mingi hullult puhma läinud siin. Uks on kinni, jah? Tilli sibulat. Järgnest. Arnale läks juba uusi nööre vaja, sest nüüd tundub, et mingi mega kõrgeks kasvab see asi siin. Vaatangi, mis siin all toimub, sest siin peaks tegelikult kurk olema mul. Kuule, täitsa kopetad. See ei näe mitte midagi, sest mu telefoni ei fokusseeri täna üldse õigesti. Aga kurk on väga elus. Ma näen, mul on mingi ilus roos. Eriti ilus on see, et see mingi lehetai on täiega sööb siin. Jõhkralt lehetaid. Me peame tegema sellega midagi muidu. Aga lavendlit tundub, et on kohe lahti tulemas. Purrud. Ära söödud.
mis sa karjud? Ja, las see kiisu olla. Sellised on roosid siis, kui sa ei pritsi lehetäisid. Ma ei saa aru, kas mul on tõesti kõik nagu punased, tumedad roosid või? Ma lasin nagu kõik need väiksed, mis selle nimi nüüd on, mul tõmbas kinni. Lavendel on see. Lavendli tutsakad õitsema ja ma ei liigutanud sellepärast, ma ei mäletanud, kuhu ma oma valge istutasin. Ja iga väikse tutsaka, mis ma näen, mitte ükski pole nendest valge. Sest õied on üleval, vaata. Seal on üks aga vaevalt, et ma siin sükse kohta oleks istutanud seda. Nagu kuumas panin selle huvitav. Väike kummel tuleb. Veel kui nuusime. Kui hea. See oli see oregano. Sinu see üks on isegi kasvama hakanud. Ma lihtsalt surasin selle siia mulla sisse, sest ma ju of course kaevasin kõik siit ju nurgast välja ja siis kui ma naati kaevasin. Ma mõtlesin, nii kuskilt hakkab pressima, aga ma ei tea, ma isegi praegu ei näe siit. Aga vaatab, mis siit tuleb. Ma ei tea, mis teema on täna üldse ei fokusseeri see. Siin on porgand ja seal on peet. Äkki näed veits. Väga tihe värk on siin. Ma peaks juba seda hakkama arvendama. Ma juba mingi kord vist arvendasin ka veits seda juba. Aga väga närakad on tegelikult amplid. Need kaks on, see sort ei ole üldse vihmale vastupidav. Üldse ei ole vastupidav. Ilusti uusi nupsusid ja kõik, aga kui ma võrdlen seda sort, ma nüüd esimest korda kasvatan seda, ma võtan lihtsalt neid õitsenud neid sellepärast ära, et see veel närakam välja ei näeks lihtsalt. Sest muidu see teeb nii koledaks selle. Aga ta on nii vihma käes ja ma vaatangi, et siin on nagu sükast seda niiskuse mingi tallitus asja sees. Ja ma ostsingi täna seda mingi, ma ei mäleta, mis iganes nimi sellel on. Võin pärast siia panna. Et ma pritsin enne, kui läheb päris hukka. Sest vaata, siin on ka, ma ei saa näidata. Nagu pruuniks juba hakkab minema siit. Seda, nad saavad nii räigelt seda vett on siin kaela saanud. Üldse õhuniiskus on nii hull. Siin hakkavad vist varsti õied lähtma. See on päris huvitav lill tegelikult. Need tomatid. Siin ette panin ka, mis petuuniad mul järgi jäid. No ma ei tea, need ka kuidagi üldse ei lähe. Lili kuhugi kadus. See on kõik uus ajanud. See eledad on vaata kõik see uued lehed ajanud. Nüüd see on päris ilusti kasvanud siin. Tuleb õisi. Aga no siin on nii hullult see kassitapp sees, ma iga aasta võitlen sellega ja tirin seda siit. Ma see aasta on mega võimas, ma ootan juba õisi. Meie sellel kalavil on nüüd kodu. Niimoodi. Ma peal liigutasin natuke seda potti. Sest mulle tundus, et teistpidi oli nagu veel hullem siit tühimik. Aga eks ta kasvab. Sa oled tubli.
selle ma tõin ka siia päikse kätte, need olid nüüd sinu antud need taimed, eks ta nüüd on niisugune ja kurb natukene aega siin. Aga ma arvan, et ta varsti hakkab, sest ta juba hakkab vohama. No see on praegu kõige suurem lillekuhi. Hästi võimsad kuidagi see aasta. Üldse seda sorti ma kasvatasin mingi kord ka. Ma mäletan, kas eelmine aasta ilmselt. Ja need ei olnud nagu nii suured, ma ei tea, mis see aasta teistmoodi on. Eks me siis näe. Lavendlid on ka ennast siin päris, need lavendlid 2 tükki olid muidugi ilusad. Aga see oli mingi täiega rääpakas siin. Nagu sa näed, mul on kõik taimed välistutamata, mis ma sinu juurest ka võtsin. Siin mul olid need lobeeliad ja siis olid need tundpergiad. Mu tundpergia pidi olema heleroosa õiega muidu. Kas see tundub sulle heleroosa? Kas see tundub sulle heleroosa? Mitte just eriti. Seda ma alles rapsisin siin. Sellel on ka kuidagi see tundub, et see mingi mädanik tahab tulla, sest on nii palju siin vihma käes olnud. Ja siis ma natukene murdsin siit neid pikki varsi siit ära. Et ma ei tea, kogu aeg on saanud neid päid ära võtta, aga ikka kui mulle tundub, et siuksed pikad soolikad, eriti sellel potil. Ja siis ma olen nüüd neid otsasid siin ära murdnud, sellepärast ta nüüd natukene näeb selline õnnetu välja siin. Kaugelt isegi liiga hullu ei ole, aga siit alt ümbert peaks tulema, aga mul on siin paar seda lobeeliat veel. Lobeeliad on ka siin, aga ma tahtsin öelda see petuuniad. Siinpool on petuunia. Samas on roosa ka pandud alla, huvitav, miks ma seda olen pannud. Tead, see sort vist ei kasva liiga suureks. See surfiiniad kasvavad hästi suureks, nii et need on pärast maanima, sellepärast vist ei pannud neid siia. Mul on nagu isegi need veel siin. Ma mõtlesin, et ma tegelikult võtan need ära, nad on juba veits vett tahab vist ka saada. No ikka, eks ta hakkab varsti õisi ka ajama. Ma praegu ei pane seda õie tekitamise väetist, ma panen lihtsalt taime selle kasvamiseks. Vaarikaid tundub, et tuleb väga palju. Päris palju on vaarikaid. Pirniga on midagi viga, siin ei ole midagi küljes. Lõunapuu. Liili! Muu lõunapuul on päris palju õunu küljes. Nii et ma isegi ei tea, kas sa tead, et ma panin need siia maha. Aga nad on päris hästi kasvama hakanud, sest need olid jumala närakad. Ja siin on veel, need olid juba enne siin surnud. Ega ei ole hullu, need saab ära lõigata ja need taastuvad, sest vaata, juba tegelikult on juba otsad kõik uued kasvanud, nii et see näitab ainult seda, et kõik toimib. Tal on juba siin esimesed õied on juba lõppenud. Siia panin ma nüüd selle ojengi